Tere, armsad sõbrad! Minu pühade tervitus on siit Kiidjärvelt, Ahjajõe ürgorus, ürgsest metsast, mis on minu lemmikmets. Oleme siis Põlvamaal minu kaksikutest tütretütardega koos ja naudime seda metsavaikust. Ühtlasi edastame teile sõnumi. Meie praegune ilmapuulaste kasvatuse õppetöö etapp on siis ettevalmistuskonverentsiks, uue elu loomise konverentsiks. Ja seega see sõnum ühtlasi, et ta annab teile informatsiooni, on ka meie avaliku suhtluse treeninguks ja iseloomutreeninguks, selleks, et esinemine avalikkuse ees oleks loomutruu. Iseloomudest sõltub maailma püsima jäämine. See on meile läbitud õppeperioodi jooksul üha rohkem samm-sammuliselt selgeks saanud. Kaasnevaks sõnumiks on meie treenerite poolt valitud küsimus armsa Trunvalo Melchizedeki raamatu Elulille iidne saladus teisest osast lehekülg 444. Te küsite, mida me siin maa peal teha saame, et end selleks kõrgemate maailmade kogemuseks ette valmistada. Käsitleme praegu eelkõige pühi, mida tavainimesed mõistavad ehk enam kui ülestõusmist ja planeedi ülestõusmist. Seega, mida siiski tavainimene saaks ära teha, et oleks valgust ja armastust rohkem maa peal? Ja tsiteerin uuesti. Tõde on lihtne, kõige elava allikas peegeldab vastu iga Jumala poolt loodud inimese silmades. Isegi siin maa peal viibides on iga inimese sees peidus suur tarkus, teadmised ning armastus. Kui seda mõistate, siis näete, et teie mõtted, tunded ja teod on siin võtmeks. Te teate täpselt, mida teha, teiste sõnadega. Tegemist on iseloomu täiustamise protsessiga. Teie iseloomus hiilgavad briljandid muutuvad ülestõusmisel ellujäämise vahenditeks. Buda, Neitsi Maarja, Jeesus, Ema Teresa, Krishna ja veel umbes 8000 igavese valguse meistrit. Nemad on teie õpetajad. Eeskuju varal näitavad nad teile, kuidas tuleks oma iseloomu kujundada. Kõik nad on mõistnud, et tähtsaim on ligimese armastamine. See korrastab maailma. Mida te loote? See annab teile igavese elu. Kas mõistate? Kui ma räägin nüüd oma isiklikust kogemusest, siis selleks ajaks, kui ma 2. oktoobril 2012. aastal ilmapuulaste kooli sattusin, olin ma oma elus päris palju keerulisi perioode üle elanud ja seega minu ego ehk madal mina oli küllalt piisavalt juba lahustunud ja pihta saanud. Seetõttu on mul ka suhteliselt kerge siin algusest peale selles intensiivses energias viibida olnud ja minul ei ole olnud selliseid suuri tõuse, langusi ja sellest tulenevaid tõuse. Et see liikumine on olnud stabiilne, kuid sellist sisemist rahu olen ma kahtlemata siit väga palju saanud. Armas Maria, tema isik juba ise on selline armastav, harmooniline, rahu peegeldav, sest tänu sellele pikaaegsele treeningule maa vaimse hierarhia inglite käe all. Ja seda rahu ja armastust on tunnetanud ka need tüdrukud. On nii, ja on ütelnud, et armsa Mariaga koos on väga-väga hea olla. Ja seda rahu ja armastust, mis meie sees nüüd siis järjest rohkem on kasvama pandud, seda me peegeldame oma perekondades. Meie pere, kuhu kuuluvad siis minu lapsed, lapselapsed, minu vanemad, vennapere, on selline suhteliselt kokkuhoidev ja armastav kogu aeg olnud, aga alati on arenguruumi ja eks oma õpitut saan ma ju nendele jagada. Ja niimoodi eelkõige siis näiteks oma tütrele lastekasvatuse nipse. Ma imetlen ja jälgin kõrvalt, kuidas armsad Maria and Angel õpetavad just armsate väikeste kristallilaste kasvatamise koha peal ja suunda näitavad. Kristallilapsed on küllaltki keerulised, nendel on see isekas mina teinekord väga pead tõstmas ja väga oluline ongi nüüd see, mis pead tõstab, see õigesse voolusängi saada. Laste kasvatamine on keeruline kunst, seda toonitavad taevased juhendajad meile pidevalt ja paraku see on inimestel ära unustatud.
kristallilaste õpetamiseks ja kasvatamiseks on just loodus ideaalne koht. Aga paraku on ka paljud lapsed ei teagi üldse, kuidas loodusega suhelda ja selles nüüd on vajalik täiskasvanutel enda eeskuju näidata. Et niimoodi käime ka meie siin siis võimalusel oleme väga tihedalt siin maakodus ja käime siin loodust avastamas, linnulaulu kuulamas, metsa tunnetamas. Lapsed just eile tegid ettepaneku, et võiks luubi kaasa võtta. Miks mitte selleks, et uurida siis selliseid elu väikevorme, mis on ju tegelikult väga ilusad, nii nagu sambla oksakest vaadates on ta tõeliselt ilus. Ja suurematel lastel, kuigi nemad on ka